Tere kogumispäeviku podcasti kuulaja. Minu nimi on Mari-Liis Jääger ja tänast episoodi on teil võimalus vaadata ka videost. Nii et kes tahab lisaks kuulamisele ka vaadata, siis olete teretulnud. Ja täna räägime kodukindlustusest. Millal seda teha, miks seda üldse teha, mis kasu ma sellest saan, millal on mõistlik see leping üle vaadata ja mida teha, kui juhtub mingi kahju. Ja selleks ma kutsusin teemat avama meie Swedbanki varakahjude juhi Kelly Rajavälja ja valdkonna juhi Sandra Tõõba. Tere hommikust. Rõõm teid siin näha. Ja miks võib-olla veel see teema vajab avamist täitsa elust enesest. Mul endal olid mingid teemad laual, et kui me teeme kodukindlustuse, siis väga tihti me teeme siis, kui me ostame uue kodu. Ja sel hetkel on seda infot hästi palju ja me unustame nagu ära hiljem, et kui palju me see kodust vara panime ja sel hetkel võib-olla me valisime lihtsalt suvalise summa, mis meile pakuti ja me ei ole järele vaadanud, et kui palju seal vara meil kodus üldse on. Ja mul oli samamoodi, elukaaslane küsis, et kuule, et miks meil seal 10 000 on, et kuidas meil päriselt lood on. Ja hakkasime kaardistama, et kui palju on raamatuid, kui palju on näiteks nõusid, kodustehnikat. Siis loomulikult tekkis küsimus, et oota, mis sinna koduse varale üldse läheb ja mis ei lähe. Kuidas on lood maalidega, siis mõtled oma talveriiete peale. Kui see kõik kokku paned, siis see summa on tihti oluliselt suurem, kui me arvame. Ja eks sealt tekibki see sama küsimus, et kas me üldse peaks kogu vara nagu kindlustama, et võib-olla võtamegi mingi riski, et teadlikult mingi osa kindlustame, mingi osa nii-öelda ei kindlusta. Ja kõigil ei ole seda võimalust, et näiteks mina läksin Arter Rannile, kutsun ka kõiki kuulajaid, iga kolmapäev 17.30 Arteri maja eest hakkab üks selline koos jooks, kus siis see tempo on täpselt selline, et saab oma vahel juttu ajada. Ja mina just täpselt sain Kelliga kokku seal rajal ja küsisin kõiki neid küsimusi. Aga jah, kui kõigil see võimalus ei avane, et siis selleks me teemegi selle episoodi, et sellest teemast rääkida. Kogumispäevik. Aga alustuseks küsin Sandra sinult ja Kellilt ka, et milline on sinu viimane kokkupuude olnud siis kodukindlustuse kahjukäsitlusega? Minu viimane juhtum oli alles hiljuti, täpselt kuu tagasi, kasutasin lukuabi. Läksin hommikul last viima lasteaeda, aga võtmed oli see oluline aspekt, mis selle virvari keskel ununesid. Mul on automaatselt sulguv uks. Ja koju jõudes avastad, et neid võtmeid ei ole. Helistasin lukuabile. Lukuabiga on siis omavastutus 0, et nad aitavad su tuppa sisse, aga kell oli 8 hommikul, ehk ma pidin siis natuke aega parajaks tegema ka maja ees. Et kodukindlustus on väga suur abi, et ma olen väga kindlustususk inimene ja juhtub ka valdkonna juhil. Nii, ja Kelli, kuidas sinul? No minul õnnestus kodu kindlustust kasutada katuselekke korral, mis toimus mul paar aastat tagasi. Ja mina mõtlesin, et ma olen kindlustuse valdkonnas olnud 15 aastat. Kõik on teada, tuttav, mitte midagi, emotsioonid on 0 ja tead täpselt, mida tegema peab, kuidas tegema peab. Ja kui see olukord enda kodus juhtub, need emotsioonid tegelikult halvavad täiesti. Et tegelikult see nagu, sa mõistad seda emotsiooni, mis tekib, sinu kodu, kõik need asjad, mida sa oled vaevaga korda teinud, et need on järsku riknenud, aga hea uudis on see, et kodu on kindlustatud, head partnerid tuli kiiresti appi ja tegelikult on kodu ilusti taastatud, nii et mure sai kiirelt lahendatud. Aga jah, need emotsioonid olid täiesti ootumatud. Et siis saad aru, kui see klient ka helistab ja ütleb, et mida ma tegema pean, et täna ka kindlasti korra räägime läbi, et mis need võib-olla esimesed tegevused on, kui kahju on juhtunud, et päästa võib-olla kodu hullemast. Aga Sandra, räägi natuke laiemalt, et kui paljud inimesed üldse on näiteks kodu kindlustanud, ma ei tea, mis see keskmise vara suurus on, millele kindlustatakse?
Eesti Kindlustusseltside Liidu eelmise aasta andmetel oleme Eestis kindlustanud 80% kodudest, ehk siis Eesti inimene on väga kodukindlustususku, näeb selle vajadust, miks see on vajalik, on ju, kus nad kindlustavad ja Swedbankis oleme ligi 197 000 kodu kindlustanud. Keskmine koduse vara summa on näiteks siis 14 900. mis ei ole väga suur. Ei ole suur. Ja see on ju keskmine veel. Just. Kas veel mingid, ma ei tea, kas on mehed rohkem kindlustavad või naised või kas sul üldse on sellist? Selline statistika aga üks puudub. Aga mis on võib-olla kõige suurem selline valeuskumus kindlustuse kohta? Et miks, ma arvan, et miks paljud võib-olla ei kindlusta, ikkagi on mingi osa, kes ei kindlusta. Mis uskumus on? Ma arvan, et uskumus on teatud määral ikkagi see, et kindlustus on vajalik siis, kui mul on pangalaan. Et ei mõelda sellele, et kui ma lähen, ma ei tea, üürikorterisse, mul ei ole seal laenu vaja, aga tegelikult ma ju nii-öelda ajutiselt elan, see on minu ajutine kodu, kõik, mis ma seal võib-olla kahju tekitan, isegi kui ma mingid teatud asju kaasa võtan, siis need ju on ilusti kindlustusega kaetud. Ja et kui ma seal ka, ütleme, tekitan võib-olla allapoole nii-öelda veekahju, siis see on ka minu süü, eks ju, et ega ma olen selle riskiga teatud määral ära kaitsnud. Väga hea, et sa juba läksid selle üürikorteri juurde. Küsin kohe siis juurde ära, et kui ongi üürikorter, kumb siis peaks kindlustama, kas siis korteri omanik või üürile võtja? Ma isegi ütleks, et mõlemad teatud määral, sest et kui siseviimistlusega juhtub kahju, siis üürnik ei saa selle siseviimistlusest midagi, sest see vara kuulub omanikule, et omanik saab selle siseviimistlusele tekkinud kahju. Küll aga kui üürniku poolt on tekitatud kahju näiteks alumistele naabritele, korteris elades tihtilugu veekahjud on need, mis tekivad, ma ei tea, lapsed möllavad vannis, vesi läheb ikkagist korralikult allapoole, et siis siinkohal on see vastutuskindlustus ilusti olemas ja nende alumiste naabrite kahjud saavad ilusti kaetud selle riskiga. See on võib-olla oluline nüanss välja tuua just seda, et omanik saab siis selle hüvitise, ütleme korteri omanik on, et kui mina olen üürilevõtja, ma teen kindlustuse, midagi juhtub, on ju, siis sisuliselt makstakse välja see ikkagi korteri omanikule? Just, sest korteri omanik on see, kes tegelikult on reaalselt kahju saaja. Et see üürnik lihtsalt nii-öelda rendib seda pinda, küll aga kõik see vara, mida sa kaasa võtad, siis kuulub sulle, et see õigus sulle endale saada on. No aga väga hea, lähme siit kohe edasi, et mis üldse kuulub koduse vara alla, et võib-olla räägime need põhimõisted üldse ära, et alustame kodusest varast ja siis võib-olla läheme suuremaks, et mida üldse see kodukindlustus katab. Koduse vara alla kuulub siis kõik asjad kodus, mis on sul liigutatavad. Tihti mõtleme, et ainult mööbel, aga tegelikult ka riided, jalanõud, sinu IT-ala nõudekollektsioon, mingid kallid maalid, mis iganes, et kõik on koduse vara all kindlustatud. Et kõik, mis on liigutatav, on siis koduse vara all kindlustatud. Ja lisaks on vist need kaasaskantavad asjad ka. Just, ja samuti nagu jalgrattad, siis sinu keldris talveriided, mis iganes rehve hoiad seal, et need on ka koduse vara alt kindlustatud. Aga mõtlen, et kui sul on asjad kuskil keldris, aga sa jagad seda keldrit, kuidas selle asja puhul on? Pigem see peaks vist sinu enda oma olema ja sinul endal on see võti olemas ja see on lukustatav, on ju, et see ei ole kuskil väljas. Ja Swedbanki kodukindlustusega on siis kaetud 25% koduse varasummast, asjad, mis on sul keldris. Ja kui ma mõtlen, et kui nüüd midagi juhtub, et kas ma lihtsalt siis ütlen, et mis mul seal kodus oli või tihti inimesed tegelikult ei tea, mis neil seal täpselt oli. Ja jällegi nad ei tea ka, mis selle asja väärtus on. Ja sellega seoses ma soovitangi, kui kindlustuslepingut teed, uuendad iga aasta, tee pildid, mis sul seal päriselt on. Me ei mäleta, mitu raamatut mul seal riiulis oli või mis riided mul päriselt seal kapis oli, et need pisidetailid jäävad alati tegelikult märkamata. Et tee videod, pildid iga aasta, hoia neid pilte, et see ei võta tegelikult ju palju aega, et kuskil 10 minutit aastas on ju. Jah, ja siis saad ju eelmise aasta asjad ära nii-öelda kustutada pildid ja teha uued. Mina mõtlesin täpselt sama asja. Mul ei ole meeles, mis raamatud mul need on. Ja no veel parem, kui teha üks selline nimekiri ja sinna taha panna ka mingi väärtus.
et tõenäoliselt see igal aastal ikkagi natukene muutub, aga sul on mingi suurusjärk tekib tegelikult paljud asjade puhul sa ei, võib-olla isegi võtame need maalid on ju, sa ei teagi, kui kallis see täpselt see maal on, aga kui sul on ära nii-öelda dokumenteeritud on ju, mis maal see on, et ehk sa saad ka nõu küsida ja sa saad mingisuguse ettekujutuse, sest ma ei tea, kui kahjukäsitlusse pöördungi, et nii nüüd on, et mida sa küsid, mis dokumente me küsime? Ma just tegelikult tahtsin sinna juurde lisada, et see üks asi on väärtus, võib-olla see isegi ei oma nii väga, ei ole nii oluline kui see, et sa võib-olla teaksid natuke detaile selle konkreetse vara kohta. Ma ei tea, televiisoril selle konkreetse mudeli, marki ja seerianumber võib-olla natuke liiga detaili. Aga näiteks ka kalli maali puhul, et sa tead, kes on see autor, eks ju, et kui toimubki kõige mustem stsenaarium, milleks on ju tegelikult tulekahju, kus kõik su kodune vara hävib ja sul ei olegi peale tuha piltlikult öeldes midagi ette näidata, et sul ongi see nimekiri, kus sul tegelikult on selle konkreetse eseme kohta detailsem info pandud ja sinna seda täna leida väärtust juurde või taas soetamisväärtust isegi on kordades lihtsam. Et see annab palju rohkem infot kahjukäsitluses. Et tavaliselt me küsimegi nimekirja kahjustunud varast. Hea, kui sul on see ilusti aastatega kogutud, eks ju. Võib-olla selliseid üksikuid pisidetaile ei olegi mõtet, et palju sul neid võib-olla sokke või T-särke, eks ju, kokku oli. Aga sellised just hinnalisemad väärtused, et selle mõttega võib-olla, et kui sa peaksid hakkama oma nii-öelda kodu nullis sisustama, alates riietest, jalanõudest, arvutitest, telefonidest ja kõigest muust, et mis on need sinu jaoks olulised asjad, mida sa nagu leiad, et see on sulle väärtuslik ja sa tahad need taastada. Võtame korra selle köögitehnika, et köök on iseenesest sisse ehitatud, aga ma saan aru, et tehnika ise läheb koduse vara alla. Just. Tahad sa, Sandra, midagi lisada? Et jah, integreeritud mööbel on siseviimistluse alt siis kaetud, et tihti seda ei teata. Samuti näiteks siuksed voodid on nüüd tänapäeval, mis seina külge kinnitatakse, kapiks kinni käivad lahtiteed, et need on ka integreeritud mööbli alt siis sise või ehitise kindlustuse alt kindlustatud. Ja kuidas seda vara väärtust arvestatakse? Mõtlen just näiteks tehnika puhul, et kui mul on, ma ei tea, 10 aastat vana see tehnika, et kuidas selle puhul siis tehakse? Swedbanka kindlustus ei arvesta kulumit sul, et kui sul ongi 10 aastat vana tehnika, siis ideaalis vaadatakse ikkagi samaväärselt need andmed, mis on siis sellel konkreetsel tehnikal, eks ju. Et ideaalis, kui seal ongi olemas need seerianumbrid ja tootja, siis tegelikult vaadatakse tänapäeval nii-öelda kaupluses leitav ja samaväärsete näitajatega, et värv võib-olla on keerulisem leida tihtilugu osadel mudelitel, mida ka teatud juhtudel inimesed taga ajavad, aga ennekõike on oluline, et kuidas see funktsionaalsusest oleks samaväärne. Kui ma nüüd räägimegi kõige mustemast stsenaariumist, kus sul tõesti, ma arvan, see on tulekahju on ju, et kui varast tuleb, võtab võib-olla üksikud esemed või vesi, ma ei tea, uputab sul mingid teatud esemed, siis minu meelest jah, see põlemine on kõige hullem. Aga kuidas nende näiteks riiete kõige puhul, et ilmselgelt ei lähe sina neid ostma näiteks on ju inimestele, et siis sellisel juhul kantakse inimesele mingi teatud summa ja siis ta ise läheb ostab need või tehnika puhul ka või kuidas see on? Jah, selles mõttes, et kindlustus klientide eest poodi ei lähe, et see võimalus on inimesel ise, et meie jaoks kõige olulisem on hinnata selle hävinenud vara väärtus, leides siis samaväärsed, et mida on võimalik taastada, selle puhul arvestatakse taastamine, remont või puhastus tihtilugu. Aga kui ikkagist on ese niimoodi hävinud, et see tulebki lihtsalt kauplusest uus samaväärne, siis kahjukäsitlejad, kas siis koostöös kliendiga, kui on võimalik, kui klient ei tea, siis proovib kahjukäsitleja või ekspert selle nii-öelda hinna määrata, et mis on selle vara taassoetamisväärtus ja teine asi on see, et klientidele alati ütleme, et ei ole kohustatud ostma täpselt seda sama, mida on siis kahjukäsitleja leidnud, vaid täna tegelikult on see, et kliendil on võimalik panna raha juurde, võtta kallim või hoopis midagi muud, et see ei kohusta. Meie asi on lihtsalt see hüvitis suurus määrata. Aga kui tihti on tulnud ette sellist täis põlengut või mõtlen sinu praktikas just? Neid ikka tuleb, et ikka kahjuks tuleb, et selles mõttes
kui me räägime ka peamistest võib-olla niisugustest suurtest tulekahjude põhjustest, siis see nii-öelda välja vahetamata elektrisüsteem on tihti päris niisugune kole algusallikas nii-öelda sellel tulengul, või põlengul, vabandust, et neid ikka tuleb aastas ikka mitu juhtumit, ja ahjude ülekütmine on ka see, kus ei taheta külmas olla, hakatakse hästi kiiresti sooja tahtma ja toimub see ülekütmine, korsteni ei pea vastu ja tegelikult tuleb kuskilt säde ja läheb see asi päris koledaks. Aga mis on veel võib-olla sellised koduse varaga seotud kõige tihedamad juhtumid, mis siin teie lauale jõuavad? Pingete kõikumine on üks, mis tekitab selle murekoha, et siin vaadates aknast välja, suvi tulemas, äikese nii-öelda tormid, eks ju, selles suhtes, siis need on nagu võib-olla sellised suvel kõige tüütumad inimestele, et minnakse puhkama, ei võeta võib-olla pistikust välja, kuigi see nädalane puhkus võib tähendada vahepeal võib-olla 2-3 äikese sükest hetke ja tegelikult see pistikust välja tõmbamine oleks päästnud mitu seadet. Ehk siis siit üleskutse, et kui lähed kodust ära, ma ei tea, mitmeks päevaks, isegi võib-olla 9 päevaks vahel, lähed tööle hommikul ja tuled õhtul vahepeal äikese vihm üle käinud, et tõmba pistikud välja. Just. Ja see on ka nii-öelda säästmisnipp, sest see natukene ikkagi tarbib seda elektrit ja ma arvan, et see on kõikidele ka nendele laadijatele kõigele hea, kui sa tõmbad nad aeg-ajalt välja või siis miks mitte, selline pikendusjuhe on, kus sa saad nupuga vajutada kõik need korraga välja. Lülitad kinni. Kuigi ma ei tea, kas see pikendusjuhe ise, ma arvan, et siis vist ikkagi edasi ei lebise. No siis ta edasi järgmistesse seadmetesse ei jõua see murekoht nii-öelda. Et kui sa küsisid ka võib-olla selle poole pealt, et mis on need regulaarsemad juhtumid, siis ka tegelikult sellised AliExpressist ja Hiina kaupadest odavad elektroonikaseadmed, et siin elektritõukerattad, laadijad, kõik sellised asjad, et see on küll see koht, kus ma isegi ööseks ei julge jätta seda laadima, et need tegelikult on teatud põhjustel müügil ainult Hiinas ja ei ole võib-olla saanud meie poolt nii-öelda üle vaadatud, mitte meie poolt kui Swedbanka poolt, aga Euroopa Liidu poolt. Et need nõuded lihtsalt ei vasta sellele, mis on meile aktsepteeritavad. Ehk siis jälle, kui sa laed oma seda Hiinast ostetud tõuksi, et istu ise kõrval, on ju, et mitte see, et sa lähed kodust ära ja pärast pole kodugi kuhu tulla. Just. ja mis veel? No sagedasemad on ka tegelikult ju aastaringselt erinevad veekahjud, et kõik need torude lekked, jah, tihtilugu on see, et ei ole kasu sellest, et kui istuda seal samas kõrval, et see toru võib lõhkeda nii ehk naa, aga taas võib-olla hea koht, kus nii-öelda hoida oma vara ja võib-olla naabrite vara, et kui ikkagi kodust mitmeks päevaks puhkusele minnes, siis need veekraanid nagu kinni keerata, et seal torudes ei jää seda vett, mis võib tegelikult seda kahju tekitada. Et see veekahjud on ikka hästi sagedane, kes jõuab või mis jõuab meie lauale. Peagi räägime ka see, et tõesti, mis need asjad on, mida võib-olla ise saame ära teha. Mul tuleb meelde endal ka koduse varaga viimane kahju oli. Laps läks rattaga rongi peale, pidi korraks ära käima ja lukustas ratta ära ja seal oli ka kaamera ja siis, kui ta tuli tagasi, käis korra, mõned tunnid ikkagi oli ära, tuli tagasi, see ratas oli ikkagi kadunud sealt ja ausalt kohe ei tulnud mul endal pähegi, et lihtsalt see on ju kodukindlustus alt, on ju. Aga siis hea kolleeg tuletas meelde ja siis hakkasime uurima neid asju ja ega sealt kaamerast midagi nagu targemaks ei saa, on tüüp kapuutsiga, on ju, lõikab selle luku sul katki, kuigi oli ka hea lukk ikkagi ja läinud see ratas oligi, et hästi kurb muidugi, aga ja siis seal tulebki meeles pidada, et see on 25% kodusest varast. Väljaspool kindlustuskohta on üldse 5%. 5%, okei, 5 oli, jah, sellepärast ma mäletan, et me arvutasime. Ka hea teada on ju, et need kaasaskantavad asjad siis on ju. Just. Ja väljaspool kodu. Nii, aga läheme võib-olla selle, et miks üldse, mida see kodukindlustus nagu suures pildis üldse katab, et praegu rääksime kodusest varast, aga võib-olla tõmmata veel laiemaks nüüd, et mida ma saan selle eest siis?
Kodukindlustus koosneb siis 3 osast: ehitiskindlustus ehk siis hoonekarp, siseviimistus, kõik need, kodune vara, nagu me rääkisime, ja ka vastutuskindlustusel on väga oluline roll sellel, ehk siis kahju kolmandatele isikutele. Et alguses me mõtleme selle kindlasti, et see veekahju on ju, mis on see top kahju muidugi, et naabrid uputad, aga see aitab ka näiteks lapsed teevad midagi toredat kellegile kolmandale, samuti lemmikloomad, et vastutuskindlustusel on väga suur roll kodukindlustusel. See võid tuua täitsa näiteid, et ma tean, et laps mängib jalgpalli, näiteks jalaga lööb kuhugi palli aknasse, aken katki on ju, aga ma ei tea, koertega, mis sellised? Koerad hammustavad kedagi tänaval, tekitavad kahjusid, näiteks eelmise aasta väga mitu korda esines selline juhtum, kus koerad sõid ära siis lastele külla tulnud vanavanema kõrvamonitorid. Et see ei olnud isegi 1 kord, et see oli vähemalt 3 korda, et see oli päris huvitav, et mis võib ka vastutuskindlustuse alt hüvitada. No jalanõud tõenäoliselt samuti, ka on ju, et lähed kuhugi külla ja su koer pistab nahka. Okei, lemmikloomad, väga hea. Aga mida tähendab see tõesti see taastamisväärtus või see ehitiskindlustus, et kuidas seda nagu arvestatakse ja ma tean vist, et turul on ka erinev praktika või on kõigil täna Eesti turul ühtemoodi nad seda kuidagi seda taastamisväärtust? Tänaseks on, ma ütlen, et ikkagi juba hästi, et kõigil on see taastamisväärtus, et on muidugi kindlasti vanemaid lepinguid, teistes seltsides võivad ka olla, et kus on siis see summa kindlaks määratud. Aga taastamisväärtus tähendab seda, et kui palju kulub päriselt seda raha, et see hoone ja kodune vara kõik, et see samasse seisu viia, nagu siis ta oli. Aga meil endal tegis ka küsimus, et kui mul on kõik öko-möko tehtud, tõesti mingid, ma ei tea, ajaloolised asjad või kuidagi kõik see erilisus, et see versus siis võib-olla tavaline korter, kus sul on tõesti kortermaja korter või jah, et see on nii suur erinevus on ju, et kuidas me seda arvestame või kui sa ka lepingut sõlmid, et mida on väga oluline seal silmas siis pidada? Taastamisväärtus ikkagi me üritame hoonel samas, et puitparketist ei saa marmorit on ju, et kliendid tihti arvavad, et saavad nüüd selle upgrade'i parema kodu, et ikkagi üritame viia ta samasse seisu, nagu ta oli enne seda kindlustusjuhtumit. Et ei pea muretsema, et kui mul on, et on taastamisväärtus, et siis et ma ikkagi võin olla kindel, et ma saan nagu samaväärse. Just. Et seal on siis oluline ka, et kas on see puit on ju, või et kui sa seda lepingut sõlmid, et millest ta tehtud on, et sellepärast tasub. Lepingut sõlmides anname erinevaid andmeid, et mis hoone on siis kas puit, kivi ja puit on ju, see aasta on väga oluline. Samuti aadress on ju, et kindlustusele tuleb ka õigeid andmeid esitada. Väga hea, et sa sinna juba teema viisid. Jällegi seesama, et mis ajal see maja või kortermaja on ehitatud, et vanemate majade puhul jällegi on ju mingi hetk on, ma ei tea, võib-olla siin Eesti ajal on ehitatud, aga mingi hetk on nagu taastatud või renoveeritud täisrenoveering või kust maalt see läheb, et kas see, et lihtsalt fassaad on tehtud või kõik need torustikud või on ka nagu uuendatud? No oluline on ikkagi, üks asi fassaade, et fassaadi puhul on see nii-öelda ilmastik, mis võib sisse tulla, eks ju, ja kahju tekitada, aga need torustik, elektrisüsteem ja katus tegelikult on, ma ütleks, et nagu kortermaja puhul ääretult oluline. Eramaja puhul samamoodi, et need on need peamised pätid, kes sul seda kahju võivad su varale tekitada. Aga oletame, et oligi maja oli, ma ei tea, 30 aastat tagasi ehitatud, nüüd eelmine aasta tegime uuenduse, ma ei tea, vahetasime mingid süsteeme välja. Kas siis on see hetk, kus siis võtta korra see kindlustuse uuesti ette ja panna sinna märkida, et ma ei tea, aasta tagasi toimus siis uuendamine? Ma ütleks kindlasti ja tegelikult ma natuke lisaks ka siia, et lepingut sõlmides lisaks aadressile kõigele muule, mida Sandra eelnevalt nimetas, ääretult oluline on tegelikult ruutmeetrid. Et tihtilugu inimesed panevad seda pigem vähem kui õigesti, et võetakse kuskilt võib-olla kinnistusraamatust vanad andmed, aga vahepeal ongi nii, nagu sa ütled, renoveeritud või isegi juurdeehitus tehtud. Esiteks ei muudeta seda ära kinnistusraamatus ja ei muudeta ära ka poliisil.
ja siis kui kahju juhtub, et siis on natukene mure. Aga oletame, et sa kinnistusraamatus ei muuda, aga sa poliisil muudad, siis ju lähtutakse ikkagi sellest, mis sa seal öelnud oled, on ju? Ennekõike et me selles mõttes ei ole olnud ühtegi olukorda, kus oleks kuidagi vähendanud seda, aga korrektne on see, et kõik need dokumendid ju kinnistusraamatus ja tegelikult ka ehitusregistris, eks ju, et see on oluline, et need andmed oleksid korrektsed üks ühele. Jah, ja kui ta nii-öelda ei ole siis korrektsed, sest mõned inimesed mõtlevad, et nad panevad sinna võib-olla vähem ruutmeetreid, on ju. No üks asi on see teadmatus vahel, aga vahel on ka teadlik, et ma pean väiksemat makset maksma. Mis siis reaalselt juhtub, et kui nüüd õnnetus juhtub ja selgubki, et ma ei tea, muidu on 100 ruutu, aga ma panin sinna 80, mis see kaasa võib tuua? Ütleme nii, et kindlustusel on õigus tegelikult taganeda, et see on võib-olla kõige sellisem järsem samm, mida üldse teha saab kindlustusselts, et tegelikult on tegemist valeandmete edastamisega kliendi poolt ja kindlustusseltsil on õigus taganeda. Küll aga praktikas me oleme lähtunud ennekõike sellest, et me selgitame välja, mis on need reaalsed ruutmeetrid ja palju tal poliisil on ja kui see erinevus on ikkagist päris arvestatav, et siis me ikkagist vähendame. Me hüvitame selle, mis on tal poliisil märgitud. Kus sa veel näed, et mingid andmed ei lähe kokku või inimene, ma ei tea, ei olegi mõelnud selle peale või näiteks sul on kõrvalhoone või panipaik, et sa paned küll kodu paned, aga see panipaik on, ma ei tea, mingil esimesel korrusel või keldrikorrusel ja seda ei ole pannud. Seda peaks ka, ma saan aru, arvestama. Panipaika korteri puhul, ta on automaatselt sul korteriga kindlustatud, kui see panipaik kuulub selle korteri juurde. Ühiskasutatavad on natuke teine teema, et see ei lähe. Aga jah, eramajade puhul eriti palju on neid olukordi, kus on võib-olla kas siis päranduseks saadud kuskil selline vanem selline kompleks ja siis on hakatud seal renoveerima, et jah, tõepoolest need abihooned jäetakse kuidagi kahe silma vahele. No just, ma teen kuuri on ju ja hoian, ma ei tea, kõike seda tehnikat näiteks seal ja igasuguseid kruvikeerajaid ja kalleid tehnikat on ju. Et siis sisuliselt ongi, et sul on nagu kindlustus, sa arvad, et sul on kõik korras, aga sa oled ära unustanud, et ma olen juurde teinud asju ja siis on päris kurb on see hetk, et ma arvan, sellest tulenevalt ongi väga-väga oluline. Ma ei tea, kui tihti te soovitate kord aastas üle vaadata või pigem? Kindlasti kord aastas, et kindlustusleping tehakse tavaliselt aastaks ja kui see uueneb, et vaataks ikka alati summad üle, kas me oleme midagi juurde ehitanud, kas me oleme midagi juurde ostnud, kas me oleme üldse elukohta vahetanud, et tihti nagu sellele ka ei mõelda, et see leping tehakse üks kord ja siis 10 aastat hiljem, et oi, mul on siuke leping. Et väga tore, vahepeal pole midagi juhtunud, aga andmed võiks ka ikka üle vaata, et kõige lihtsam ongi näiteks siduda selle mingi tegevusega, et 1. september viin lapsed kooli ja vaatan ka kindlustuslepingu üle, et teen selle loetelu läbi, et mis ma siin uut olen teinud, mis ma olen vahepeal maha müünud, et mis on minu varaväärtus täna. Jah, ja võib-olla mitte ainult kindlustust, vaid kõik võib-olla lepingud, et ma ei tea, võttagi see üks hetk aastas, kus vaadata kõik võib-olla pangaga seotud lepingud üle. Tõesti, ma ei tea, võtta see nõustaja näiteks sinna juurde ja küsida detaile, kui sa ei tea, et ma mõtlesin samamoodi, et kui ma ei tea, siis ma saan ju küsida, et kuidas ma seda peaksin seda väärtust võib-olla üldse hindama, on ju, või et mis on kaetud, mis ei ole kaetud, mida nagu silmas pidada, et ma arvan, kuidagi vahel me nagu kardame küsida, mõtleme, see on nii loll küsimus või mul ei ole täna aega sellega tegeleda, lükkad edasi seda, on ju. Aga kui ongi nii, ma tean, et vaatan üle, ongi mingeid muudatusi vaja teha, kas see tähendab, et ma pean vana kindlustuse lõpetama ja tegema uue või saab jooksvalt mingeid muudatusi ka teha? Jooksvad muudatused saab teha ja lihtsalt muudan lepingu alt, ka ise internetipangas, tõstad neid summasid ja salvestad ja hakkab kehtima. Järgmisest päevast? Just. Kelli, sa oled midagi veel näinud, mida inimesed nagu kuidagi unustavad või tuleb, jah. Ma tegelikult, üks asi on näha, et kui sa oled juurde ehitusi teinud, et see on see nii-öelda abihooned ja hoone ruutmeetrite korrastamine, aga see 10 aasta vanuse lepinguga on see, et elukvaliteet tõenäoliselt on muutunud ja unustatakse ära tegelikult see koduse varaots. Et tihti kui vanades lepingutes see kodune vara oli seal selline heal juhul 10 000, täna kui sa võtad oma võib-olla iPhone'i, mille turuhind on 2000 ja sealt 5%, vist ei kata ära, eks ju, et natuke jääb puudu. Või arvutid kaasas või ütleme, et siin need kallimad rattad, et suvi on tulemas, eks ju, inimesed liiguvad, et võib-olla selle poole pealt alati mõelda, et kas mul see
kaasas olev vara, mis mul on, isegi tegelikult riided, eks ju, selles mõttes, et kas need katavad ära ja ehted, mis sul, eks ju, küljes on, et kas need katavad ära selle 5%. Ja teine, mis on tegelikult alati valupunkt, on see vastutuskindlustuse piir. Et see on ka alati vanade lepingute järgi pigem olnud minimaalne. Et tol korral võib-olla ei mõelnud sellele, et aga täna tegelikult inimeste teadlikkus õnneks kasvab ja järjest näed, et on vastutuskindlustuse ja kõiki neid kodusvara summasid ikkagi tõstetud, et selle üle mul on alati kahju käsitluses töötades, mul on väga hea meel. Need inimesed on tublid. ja ma mäletan väga hästi, kui sa tuled, ütlesid mulle jooksurajal, et vastutuskindlustuse puhul, et tuli läheb üles ja vesi läheb alla. Just. Et ehk kui sul on tegelikult tuli, siis see läheb mõlemale poole, sest seda kustutatakse. Just. Ja see on võib-olla käimegi läbi, et korteri puhul on, mulle tundub, et nagu hästi kuidagi lihtne ja loogiline, mõtlen palju mul allpool kortereid on, mis mul üleval pool ja mis mul kõrval on ju. Maja puhul või ridaelamu puhul mõtled, et ei, mul all ei ole kedagi, üleval ka ei ole kedagi, küll on külje peal on ju. Või siis, või mõtleme maja puhul just, ise mõtlesin samamoodi, et otseselt kellega kokku puutu ei ole, kedagi ei uputa. Okei, aga kui ma teen lõket ja mul läheb see säde sinna naabri krundile ja sealt läheb kõik, siis on ka ju vastutuskindlustus on ju. Ehk siis ma pean mõtlema, vaatama, mis majad mul siin ümberringi on ju, et palju ma siis katma pean, kui midagi sellist juhtub. Just ja tegelikult majade puhul ongi tihtilugu see, et jah, et mul ei ole ühtegi naabrit kõrval, eks ju, et mul ei ole seda vastutuskindlustust vaja. Ma ei ole näinud väga palju krunte, kus majade puhul ei ole ühtegi puud sul aias, eks ju. Et tegelikult see puu kukkumine võib ka mingil hetkel olla vastutuskindlustuse alt, kui sa selle mõne auto peale isegi just auto peale, eks ju, või naabri aia peale või maja peale, eks ju, kui sul on eriti kõrged puud, teatud linnaosades on need männid, eks ju, mis tekitavad kahjusid ja kõike muud, on ju. Ja nagu Sandra tegelikult ütles ka, vastutuskindlustus ju katab sul terve Eesti peale ära, et võib-olla sa ise kogemata samamoodi tekitad kahju, mitte ainult lapsed, eks ju, et lähed sõbrannale külla ja siin võib-olla valge vein või punane vein tekitab kallile vaibale kahju, tegelikult katab ka, eks ju, vastutuskindlustus, et teda seostatakse ennekõike võib-olla korteri ja veekahjuga, aga see vastutuskindlustuse ots on nagu palju suurem. Kui mõtlen, kui näiteks laps sõidab tõukarattaga siis kellelegi, ma ei tea, otsa, mõnele inimesel tekitab kahju, kas see läheb ka sinna alla või? Jaa, läheb küll. Et seal neid, seda on eelmiselt mõtlema, et pilvelõhku, et mis meil siin, suured pilvelõhku, et Tallinnas on ju, et eladki, ma ei tea, 15. korrusel ja kui mingi veekahju juhtub, see võib minna äkki, ma ei tea, jõuab lõpuks esimesele ka välja, on juhtunud selliseid asju või? 15. korruselt, eks ta selles mõttes nendest nii-öelda Lasnamäe kortermajades on juhtunud küll, kus vesi tegelikult jõuab päris mitmelt korruselt läbi. Hea uudis on see, et vesi võib küll läbi teatud korruste minna, aga ta kahjusid tekitab keskel olevatele korteritele pigem vähem, et seal on üksikud korterid võib-olla, kes saavad kahju. Aga siiski, jah, et neid veekahjusid on olnud küll, kus see tulemus on kuni esimesel korrusel väljas. Aga kuidas seal see loogika on, et kui see vesi läheb nüüd, ütleme, 3 korrust allapool, järjest järgmisele ja ülejärgmisele, et ikkagi minu kindlustus peab need kõik katma, et ja kas need, oletame, et nüüd ma olen see alumine korruse omanik on ju, ja mul on tekitatud, kas siis mina pöördun oma kindlustuse poole või mina pöördun selle naabri poole, et tee nüüd mul kõik korda? Minu soovitus on alati pöörduda ikkagist igal ühel oma kindlustusseltsi poole, et vastutuskindlustust hakkame meie tegelikult, vastutuskindlustusel tekkinud kahju, hakkame meie tegelikult käsitlema siis, kui meie kliendil on jõudnud nõue, et ametlik nõue, et kindlustusselts tegelikult lahendab ära sulle siis tekkinud kahju kui kannatanule ja siis kindlustusseltsil on see õigus esitada nõue siis sellele kahju põhjustanud naabrile ja kui see kahju põhjustanud naaber on tubli ja oma riskid ära kindlustanud, siis tegelikult tegelebki põhjustaja kindlustusselts siis lihtsalt selle materjali ülevaatamisega ja hüvitamisega. Küsin jälle praktikast, kuna sa siin oled. Kas on tulnud palju juhtumeid, kus ikkagi sa näed, et inimesed on alakindlustanud just seda vastutuskindlustust? Või see aeg-ajalt ikkagi tuleb? Jaa, aus vastus on jaa. Et õnneks järjest vähem ja vähem, aga siiski
neid ikkagist tuleb ja pigem on see võib-olla isegi sellistel vanematel inimestel või siis olukordades, kus ongi need lepingud tõesti vanad olnud, et on võib-olla arvatud, et see paar eurot tundub palju maksta ja on hoitud selle pealt kokku. Et päris emotsionaalne on kuulata, kui inimene on ikkagist päris murtud ja nutab kõnes, eks ju, et aga ma kindlustusandjana ma ei saa midagi teha. Jah, et sa saad selle summa nagu välja maksta, on ju, aga ülejäänud ta peab siis ise leidma. Ja tõesti, et aidata ka oma lähedastel võib-olla neid kindlustuslepinguid üle vaadata. Et vahel tundub, et see on kindlasti hästi kallis. Paned kalkulaatorisse ja vaatad nagu 2 eurot, ootad, et see ei ole nagu, see on üks väike kohvi. Just on ju, et pigem teha see väike lükke ära. Ja jällegi, kui sul on, ma ei tea, raharessursid on sellised, et sa võid iga kell uued asjad kõik ja maksta teiste korterid ka kinni, jällegi ei ole vaja teha, on ju. Aga kui sul on ikkagi selline natukene pingelisem see rahaline seisukord, on ju, või just nimelt kaitsta ennast ootamatuste vastu, siis ma arvan, pigem tõesti vaadata korraks need üle. Ja jällegi, miks mitte teiega nagu rääkida või küsida, et mis see summa siis võiks olla. Võib-olla sa võidki öelda, et millele nagu mõelda. Mina vastutuse poole pealt olen küll kõikidele oma tuttavatele öelnud, et 10 000 eurot korteri peale täitsa. Et selles mõttes me ei tea kunagi, millised on naabrite viimistlustasemed, eks ju, selles mõttes, et eriti Ridalamu boksi salades. Et mõtled küll, et sul on ainult üks naaber kõrval. Aga me ei tea, võib-olla tal ongi naturaalne parkett, eks ju, kallis võib-olla nii-öelda siseviimistluse tase, sealt edasi telekad ja kõik muu, eks ju, nii et. Aga mõtlen ka, kui ülespoole oletame, tuli läheb üleval, siis sul on kõik on kahjustunud, on ju, kui see toss ja kõik see katus näiteks, eks ju, kortermaja puhul. Et siis ma arvan 10 000 ka ei tule välja, on ju. Kindlasti mitte. Lihtsalt ongi, et kui sa eladki näiteks 5. korrusel, kui sa mõtled, et sinu all on 4 korterit, selline 50 000 võiks olla minimaalne. Aga kui sa mõtled, et sul on üleval korteriühistule kuuluv katus, katused on üsna kallid, siuke 50 000 võib täitsa ära minna, oleneb, mis need kahjustused on. Aga kas sellisel puhul, ütleme, see kortermaa kindlustus näiteks katab katuse või ikkagi see jääb kõik sinu peale, kuna sinu korteris sai alguse? See kahju põhjus on sinu korteris, ehk siis see korteriühistu saab küll oma kindlustuselt selle asja lahendatud, et katus ei jää loodetavasti panemata, aga lihtsalt, et sinule esitatakse see nõue. Sandra, tahad sa midagi lisada? Et jah, aitame vanemaid inimesi, vanusega taip kahjuks ei ole nii ergas enam, on ju, juhtub ja tihti meie noored inimesed saame veel laenu võtta, aga nemad on selles olukorras, kui kindlustusjuhtum, on ju, kindlustust ei ole, et tihtilugu seda laenukest ka ei saa võtta, et mille eest siis seda maksta ja pensionid on väiksed, on ju, ja kahjud on suured kahjuks. Ja võib-olla üks selline legend on ka, et kui midagi juhtub, et kindlustus nagu nii ei maksa, on ju. Et enda praktikast ma näen pigem nagu vastupidist ja pigem püütakse vastu tulla koos lahendusi mõelda, aga kindlasti on neid juhtumeid ja välistusi, mille puhul ei maksagi kindlustus. Saate äkki välja tuua need põhilised asjad? Esiteks, mingid teemad juba tulid sellest, et on antud valeandmeid, ehk siis sa oled juba teadlikult natuke nagu petnud, on ju, siis kindlasti on need kindlustuspettused. Mis veel? Mis need välistused on, mis kohe tuleb teile meelde? Koduloomad on võib-olla kõige sellisem, mis on viimasel ajal sagenenud, et inimesed võtavad järjest lemmikloomasid, mis on ülitore, aga nende poolt tekitatud kahju on siis üks, mis tegelikult kodukindlustus ei kata. Välja arvatud see, et kui su loom ei tekita kolmandatele isikutele sükest ootamatut muret. Kui ta kodus ikkagi seina ära sööb, siis ei ole kodukindlustus. Siis läheb ta koolituskulude alla nii-öelda. Aga teine võib-olla, mis on ka see, et on igasugused sellised hallitused ja niiskuskahjustused, et just ventilatsiooni puudumine. Et võib-olla kõige sagedasem kortermajade puhul vanemad majad, pannakse plastikaknad, aga tuulutuse peale, kes siis kuidagi korteriühistu ei mõtle või korteri omanik ei mõtle ja talvel ei taheta ka neid mikrotuulutusi akendest teha või akendele, et siis avada. Et sealt tekib hästi kiiresti kondens, hallitus ja sealt läheb ta edasi siis veel hullemaks. Et see on võib-olla kõige sellisem peamisem asi, mis tekib. Mina tooksin veel välja ka ehitusvead, et näiteks vundamendi vajumine,
et see ei ole kindlasti kindlustatud, ega kui sulle torud on keegi sosssepp paigatanud, kellel pole olnud seda dokumenti, on ju, et ta on spetsialist ja valesti paigaldanud ja sellest tekib kahju, et pole kindlustatud. Aga arvamused, et me ei hüvita kahjusid, et eelmine aasta üle 16 miljoni maksime välja kodukindlustuse alt kahjujuhtumid. Kas need on nagu enamusjuhtumid oleme maksnud või on sul see protsent ka teada, et kui palju keeldumisi oli? Keeldumisi, neid avaldusi oli 15 500, et ikkagi enamus on välja makstud, mis on tingimustele vastavad. Et tuleb seda ka vaadata, et kindlustus kindlasti ei kiusa sind, maksame kõigile välja, kui on põhjust, kui ta ei ole välistust ja kui on kindlustusjuhtum ja tihtilugu on see ka, et oma vastutus on suurem kui kindlustusjuhtum, et siis pole ka nagu mõtet seda kindlustusjuhtumiks vormistada, et kui mu telefon ongi või nutikell 150 eurot väärt ja juhtub kindlustusjuhtum, oma vastus on juba 190 eurot Swedbanki kodukindlustusel. Et siis ei ole nagu mõistlik läbi selle teha. Mina mäletan veel ühte sellist juhtumit ka, et ka oli ridaelamus ja sadas kuidagi katuse vahelt vesi sisse, mingi teatud nurgalt oli see tuul. Ja jällegi esimene kord, kui selline asi juhtus, on ju kodukindlustus kenasti kattis, aga ongi, kui see probleem, siis tuleb vaadata, et kus see probleem alguse sai, on ju, et võib-olla on vaja katusel midagi seal muuta või teha, et seda teist korda juhtu, et vaata, kui see on korduv asi, siis ka ma saan aru, et see ei lähe selle alla. Võite kinnitada või ümber lükata. Katuseleketega, jah, meil on tingimustest ilusti märgitud, et esmakordne, aga esmakordne tähendabki seda, et seesama, näiteks võtame selle sama näite, et kui see ühe korra tuleb läbi ja sa selle katusega midagi ette ei võta omanikuna, siis teist korda ta tõepoolest ei kuulu hüvitamisele. Kui sa aga ilusti hea peremehelikult tegeled sellega, et sa ei soovi, et see korduks, teed selle asja korda ja ta tuleb kuskilt teise nurgalt uuesti mingite aastate pärast, siis on ta ikkagi kindlustusjuhtumina kaetud. Nii, aga just ostsin, oletame uue kodu omale ja juhtub selline asi ja siis kindlasti ütleb, kuulge, siin on juba mitu korda enne sama murega tuldud. Sedasi te vist ei ütle või? Pole olnud ausalt öeldes sellist olukorda, aga kindlustuspoliisi vaates on see siiski esmakordne. Ja siis on mina ja just, minu poliis just. Ja minu see koht on ju. Just. Aga oma vastutus, väga hea, et sa selle teema sisse tõid, et on asju, mille puhul on oma vastutus ja on asju, mille puhul ei ole. Et võib-olla räägime kõigepealt nendest asjadest, mille puhul me ei rakenda siis oma vastutust või ei rakendata üldiselt. Oma vastutust ei rakenda lukuabi puhul. Nendes olukordades, kus tegelikult kahju põhjusta on 100% teada, see on meil vastavalt tingimustele. Toru abi puhul minu meelest on ka. Koduabi teenused, et seal... Mis sinna alla läheb? Koduabi teenuse puhul lähebki lukuabi, et kui ongi siis Sandra näitel võtme teatud kiiruga koju ja on vaja koju sisse saada, et siis tegelikult on see toruabi puhul või toru purunemise puhul on see nii-öelda kiirreageerimine, ehk siis tihtilugu inimesed ei tea, kus tal kraanid asuvad, et see siuke kraani sulgemine. Siis on ka suurte veekahjude puhul koristamisteenus, et selline suurema vee ära koristamine, et kui ei ole võimalik endal paari rätikuga enam midagi päästa. Ja teine on siis tegelikult ehitusteenus, et kui ongi näiteks toimunud sissemurdmine, sul on aknad täiesti katki, eks ju, siis me tuleme panema ajutiselt nad kinni. Või teine asi on nüüd ka ikkagi suvele mõeldes, et need puude kukkumised ja ajutised siis katuste katmised tänu sellele, et kui see puu on tõesti tekitanud katusele sellise kahju, et see vesi tuleb sealt varsti läbi. Tähtis ongi, et saad seda abi kohe, on ju, et tihti oodatakse rahalist hüvitist, aga see kohene abi on väga suure väärtusega. Aga kuidas tava puhul muidu on see oma vastutus lihtsalt võetakse sellest summast siis maha? Ja? Just. Rahalise hüvitise puhul hüvitataksegi kliendile juba oma vastutuse võrra väiksem summa ja kui ta siis läheb seda taastama või uut seadet või eset ostma, et siis ta tegelikult panebki seda 190 eurot enda poolt juurde. Aga kui nüüd ongi vaja, ma ei tea, uus parkett panna või mingi siseviimistluse asjad, kas sellel puhul nii-öelda tuleb mingi ehitusfirma, kes sellega tegeleb või ma pean ise otsima selle ehitusfirma? Klientidel on alati kindlustusjuhtumi korral 3 erinevat võimalust, et kas tal on endal ehitaja,
tahab siis selle ettevõtte abi paluda. Siinkohal võib-olla väike üleskutse, et ärge jumala pärast hakake otsima kuskilt ehitusettevõtteid, et hange.ee võib-olla ei ole kõige nagu alati usaldusväärsem koht, et eriti kui varasem kokkupuude nii-öelda puudub. Siis on alati võimalik ka see, et kindlustusselts suunab partneri, et kes siis tuleb ja taastab. Või teine variant on see, et inimeste oskused on erinevad ja inimesed tahavad ise taastama hakata ja et see võimalus on ka alati. Ja minu meelest on väga hea see ka, et kui sa ei saa sellel hetkel seal elada, kui seda remonti tehakse, et siis pakutakse asenduspinda. Et olen ka ükskord ise seda kasutanud ja üks asi see, et sa tõesti ei pea selle möllu ja tolmu sees seal olema ja ma ei tea magama. Et see ja teine asi, väga hea võimalus võib-olla natuke teises kohas on see siis mõned päevad elada või võib-olla isegi nädal on ju. Kindlasti on siin ka pikemaid perioode kuni olnud. Aasta me pakume seda tegelikult. Jah, et näed nagu maailma teise nurga alt. Et ma ei tea, kas seda, mille puhul seda siis pakutakse? Ongi olukorrad, kus ei saa elada, näiteks siis vannitoas on midagi juhtub, et see kohe elukvaliteeti muutab, pere ei saa elada, köök, mis iganes on ju, ujutused, et tuleme klientidele vastu saavad siis, aga see tähtis on see, et oleks samaväärne see kodu, et minu ühetoalisest Narva korterist ei saa 4-toaline Tallinna korter on ju, et sama piirkond, samaväärne ja meil summat ei ole ette pandud. Summat ei ole ette pandud, et ma võib-olla lihtsalt selle samaväärsusega tihti nagu aetaksegi segamist seda samaväärsust, mis sa tõid selle Narva ja Tallinna väitel, küll aga oleme erinevaid moodi leidnud ka kompromisse selle poole pealt, et kui ongi võib-olla täna on palju tavapärasem selline kodukontori võimalus, ehk siis inimesed on liikuvamad ja talle sobibki, et kui ta nädal aega näiteks on hoopis teises linnas ja sellisel juhul, kui see hinnatase on tegelikult läbi räägitud koos kahjukäsitlejaga, oleme neid täiesti aktsepteerinud, et võib-olla ongi see ühetoaline korter Narvas versus ühetoaline korter võib-olla teises linnas ja see hinnaklass on suurusjärgus sama, et siis tegelikult on ta igati põhjendatud. Et me oleme ka sellised lahendanud. Kas on veel mingeid asju, mida inimesed kuidagi ei kasuta või need juhtumid juhtuvad, aga nad ei tule selle pealegi, et üldse pöörduda kindlustuse poole? Ma arvan, et inimesed on palju teadlikumaks muutunud, et võrreldes varasemaga, et täna pigem, kui ma arvan, et kui võtta välja statistika avalduste arv versus hüvitamine, siis neid tühja avaldusi tuleb isegi rohkem, sest inimesed küsivad ja tegelikult katsetavad rohkem kui kunagi varem. Ja selles mõttes, et kui inimesed ei tea, siis neil on sotsiaalmeediad, kus nad saavad nõu küsida, õnneks on keegi sõber, kes teab, et kuule, et su telefoni kahju ikkagist, et miks sa koduavaldust ei teinud. Et üldjuhul ikkagist teatakse, et seda pigem on vähe, mille kohta inimesed ei tule avaldustega. Kui sa ei teagi, kas see läheb sinna alla või ei lähe, et kas siis ongi see avaldus teha või pigem helistada kahjukindlustuse telefonil? Mina olen soovitanud pigem algselt võib-olla helistada, või siis on see kõige lihtsam. Tingimused on panga kodulehel ilusti kättesaadavad. Et lugeda rahulikult läbi see tingimus, vaadata just see oma vastutuse ots, et võib-olla ongi see telefonil esiklaas on siuke 120-130 eurot, oleneb telefonist. Siis seda avaldust ei ole ka mõtet teha, et tuleb ka neid, kus inimesed teevad avalduse, aga nad ilusti kirjutavad, et pange kinni, ma sain korda, et jäi alla oma vastutuse. Aga kuidas selle tehnikaga on? Mulle tundub, et sellega juhtub võib-olla kõige rohkem telefonid ja arvutid, et kuidas selle väärtust arvestatakse ja ma mäletan hetki, kui tuli uus iPhone'i mudel, siis hakkasid asjad juhtuma inimestele. Juhtuvad tänaseni. Siiani on. Nii. Põhimõtteliselt seadmete puhul või vara puhul üldse on selles mõttes kindlasti vähe pildid. Me küsime ostudokumenti puhtalt sellepärast, et esiteks oleks näha ka vara omanik, et see vara kuulub sulle ja tegelikult seal tihtilugu on ka näha siis konkreetsed andmed selle eseme kohta. Ja teine siis on pöörduda esindusse, kust ideaalis, kus see ese ostetud on. iPhone'i puhul on lihtne, et tegelikult neid esindusi on Eestis pigem vähe. Ja tegelikult ongi selle esindusse pöördumise või selle remonditöökotta pöördumise eesmärk on aru saada, kas seda seadet on võimalik remontida, mis need kahjustused on ja kas need kahjustused on ootamatu välise mõju tagajärjel või on seal mingisugune muu sisemine asi, mis on loomulik kulumine, et ei kuulu kindlustuse poolt hüvitamisele. Aga kui ma olen ostnud selle kuskilt järelturult, siis mul põhimõtteliselt lootust ei ole?
On ikka, aga see tähendab seda, et järelturu puhul on ainuke piirang on telefonidel ja arvutitel, tahvlitel ka, et seal on see vanuse piirang. Aga kui sa näiteks ostadki terve töötava televiisori teise ringi turult, ei ole see üldse keelatud ja seal sul see vanuse piirangut ei ole. Et siis ma näitan lihtsalt neid dokumente. Siis sa näitad neid dokumente ja tegelikult ka see remondiettevõte, kuhu sa pöördud, teebki kõik need andmetest pildid, mis seal taga olevatest seerianumbritest. Ja kui me räägime nüüd, et kuidas see hüvitamine toimub, siis me vaatamegi, palju on selle seadme remondi maksumus. Ja me võrdleme seda, et kui seda sama seadet täna peaks ostma uuena poest, palju ta väärtus on. Kui need väärtused on samaväärsed, et siis me pigem maksame selle nii-öelda poest ostatava, et 50 € pärast ei ole mõtet seda remontida. Tahad sa, Sandra, midagi lisada? Jah, et tehnikal on meil siis piirangud, arvutid ja siis telefonid on ja telefonid puhul kuni 2 aastat vana seade on kindlustatud ja laptopid ja arvutid, tahvlid on kuni 4 aastat, et muudel asjadel meil piiranguid ei ole. Aga kui see näiteks telefon on mul töötelefon, et ettevõttele kuulub hoopis või arvuti, kas siis see ei lähe selle alla või saab see ettevõtte selle raha? Taastamine toimub ikkagi, et meil on vallasvara, mida sa kasutad. Et kui sa oled töö juures sinna jääd kohvi peale, no siis on ta vastutuskindlustuse juhtum, eks ju. Aga kui sa seda päriselt ise kasutad ja kogemata midagi juhtub ja viita esindusse, siis tegelikult see garantiikiri ehk siis eesmärk on taastada. Siis tegelikult tööandjale ei jää seda nii-öelda kulu kuidagimoodi, sa ei ole rikkunud seda vara. Jah, ehk siis teen korda, räägin edasi selle telefoniga. Nii, aga jõudsime ka selleni, et vahel tehakse pettuseid. Kindlustuspettused on vist ikkagi ajast aega olnud. Televisioonis just oli ka, et räägiti nendest, kuidas igasugused liikluspettusi tehakse ja kindlasti on ka kodukindlustusel teil ette tulnud neid pettusi. Kas seoses ka AI tulekuga on nende pettuste arv suurenenud, sest saab igasuguseid dokumente võltsida, on ju? Või mis need põhilised pettused üldse on? Jah, see AI on ühelt poolt tore tööriist, aga kui seda ei oska kasutada või natuke kuritarvitatakse, siis ta teeb pahandust küll. Endiselt on see, et inimesed kindlustavad siis, kui reaalselt vesi ülevalt nii-öelda lae pealt alla tuleb. Et see tegelikult on kindlustuspettus ja selles mõttes need tulevad ikkagist välja. Kindlustuspettusena tegelikult läheb kirja ka see, kui klient läheb remonditöökotta ja palub seda akti moonutada. Et see on tegelikult kindlustuspettus, kuigi inimesed seda ei arva, et see tundub väike valge vale, aga see on jah kindlustuspettus. Et selle AI-ga pigem on sagenenud see olukord, et inimesed ei nõustu otsustega näiteks või ei taheta tutvuda tingimustega ja siis kasutatakse seda AI-d selle poole pealt, et see AI kirjutab terve vaidlustuse ja on olukordi, kus inimesed isegi ei ole võib-olla tutvunud selle AI poolt koostatud vastusega ja need vaidlused lähevad tegelikult päris pikaks edasi-tagasi kahjukäsitlejaga ja tegelikult sisuliselt väga ei jõuta kuskile, sellepärast et AI kirjutab midagi, mis on võib-olla antud osaliselt sisendina kliendi poolt. Jah, ja see võtab nagu kõigi aega, on ju, et ehk siis ei saa tegeleda sisulise tööga. Aga mis siis juhtub, kui inimene teeb kindlustuspettuse? Kas see täna on meil kuidagi karistatav? Ta on tegelikult karistatav ja kindlustusel on õigus teha politseile ka avaldus ja me oleme neid avaldusi ka teinud. Ja need kindlustuspettused tegelikult tulevad päris mitmete aastate pärast ka veel välja, sest et kindlustuspettusena on ka see, kui ühte sama vara taodelda erinevates kindlustusseltsides. Et kui üks kindlustusselts on juba hüvitanud, siis seda sama asja teisest kindlustusseltsist taodelda on ka kindlustuspettus. Ehk siis jällegi, kui mul on mitmes kohas kindlustused tehtud, siis nii-öelda seda katet võib teha, et oletame, et ala siit see on 20 000, kokku läks mul, ma ei tea, 60 000, siit see on teine 20 000, on ju. Ja, ta toimub hüvitamine aga kui see sama asi on ju, või see, proportsionaalselt on ju, et kui mingi juhtum on juhtunud, et kas te kindlustusseltsidega ka siis oma vahel suhtlete? Jah, see õigus on teha päringuid, et kahtluse korral, kui tundubki, et kas see kahju võis tekkida selle kindlustusperioodi jooksul, eriti kui on värske poliisiga tegemist, et siis kindlasti kindlustusseltsidel on õigus teha see päring ja uurida tausta.
mis on veel sellised asjad, mis on silma jäänud, mida kuidagi jälle inimesed võtavad siuke valge vale? Noh, kas või toome selle sama tulekahju näite, eks ju, et sul on terve nimekiri asju, mida sul võib-olla sellesse väiksesse ühetoalisesse korterisse ei mahugi või siis see vara näiteks telerite puhul on tihtilugu jube suureks lähevad, kui nad kahjustada saavad. Et tegelikult nad ei mahu tihtilugu sinna kuskile väikse kapi peale äragi, aga see soo saada on nagu päris palju. Või see midagi oli see seina peal, aga tegelikult seal on isegi mitte konksu ega midagi, mille otsa riputadagi seda. Et ühesõnaga see jällegi ausus on ju, et ole aus, et ja samas ka ära karda nagu küsida, et kui sul päriselt nii on, et siis nii on ju, et kuidagi ära pisenda ka teistpidi, et neid asju. Nii, aga kui nüüd on juhtunud mingisugune kahju, mis siis need esmased tegemised on või mida sa tegema peaksid? No veekahju puhul kindlasti keera vähegi see veekraan kinni või vähemalt tegele sellega, et seda leket rohkem juurde teki ja hakka kiirelt kuivatama. Et inimesed tihtilugu kardavadki kuidagi hakata seal kuivatama. Seda õiget pilti oli vaja teha, kus see vesi oli maas, on ju. Ma kõik kuivatsin ära, nüüd mis ma neile saadan siis on ju. Tulge rutta, mul kuivab ära, eks olukord. Aga tegelikult on see, et hea peremehelikult oma vara osas, et kõik need nii-öelda kuivatamised, tuulutamised, et loomulikult seina auku ärge enne tehke, kui on nagu see olukord ära pildistatud, et tihtilugu need torud võivad olla seina sees, et loomulikult sellele peab reageerima, et kui miski muu ei aita, aga siis tuleks see kindlasti üles pildistada. Et see videoid tehes jalad vees, et see võib-olla ei ole esimene, mida ma soovitaksin kahjukäsitluses. Midagi veel, või näiteks parketi puhul, ma olengi kodust ära olnud, on mingi leke toimunud. Mis see periood on, millal ma veel võin seda avaldust teha või mõni asi on võib-olla, tõesti ma pole märganud lihtsalt, ma ei tea, liigutan ära paigalt asja, vaatan, oh my god, mis siin all on? Seadust tulenevalt on 3 aastat. 3 aastat on see nõude õigus, et kui sa selle siis, kui see kahju tekkis ja versus see, et sa teed selle avalduse. Loomulikult tee seda viivitamatult, et kui sa näed ikkagist, et sul on laes seal, ütleme, et veelaik, et okei, ta on väike, aga ära jäta seda avaldust tegemata, et pigem fikseerime ära, et ja võib-olla seal on peidetud mingisugune torustikuleke või võib-olla peidetud katuseleke, mis läheb ajas hullemaks ja kui selline teadlikult lasta sellel suurendada, siis see on ka see olukord, mis tegelikult kindlustus ei pea katma seda suurenenud olukorda. Kas tekkis endal selline olukord, kus ka nagu vanem maja, aga kõik renoveeritud ja meil hakkas kõrval mingi suur ehitus ja toast tulevad praod seinatesse ja siis ma mõtlesin ka, et isegi kui pöörduda, siis me täna ei taha, et need korda tehakse sellepärast, et see on veel aasta otsa käib, on ju, et muidu tehakse korda, tulevad uuesti, on ju. Et kas siis on ka võimalik see, et hästi me fikseerime ära, aga nii-öelda see parendus toimubki siis, ma ei tea, aasta pärast näiteks? Head sa selle tegelikult välja tõid. Selliste olukordade puhul on üldse esimene samm pöörduda selle tööde tegija poole ja kirjalikult ja teha kindlasti kodus pildid. Et mida need ehitajad peaksid tegema, on tulema siis sulle koju, fikseerima ära selle olukorra, pannakse ka tegelikult klambrid, ehk siis mõõta, kui palju see suureneb ajas, see nii-öelda pragu. Ja teine asi on see, et kindlasti teavitada kindlustusseltsi. Et jah, tõepoolest, et kui on, ütleme, et ehitustööd on pooleli, sa näed, et alles 9-kordsed maja esimest korrust tehakse, et siis lihtsalt kõige olulisem on see algne olukord ära fikseerida ja seda ehitajat teavitada, sest see on nagu kõige alus. Aga kas see ehitaja ka, saame midagi nõuda, nad tambivad mingeid vaiasid näiteks, on ju, et sul kõik rapub, et kas on mingid, ma ei tea, õigused, et öelda, aga võib-olla ma ei tea, kas sa tead üldse seda? No neil on tegelikult kohustus maksta, sest see on täpselt samamoodi, see on kahju tekitatud kolmandale isiku. Neil on ka tõenäoliselt omad kindlustused. Neil on oma karkindlustus on tavaliselt jah see, mis on ehitajatel. Yeah. Nii, aga jällegi mingid asjad, mida enne kui ma ei tea, reisile minna või tõesti suvilasse ära minna või vastupidi ja sügisel tulla suvilast ära. Et mis on need asjad, mis sa võiksid nagu kinni keerata või et see kahju oleks võimalikult väike või ka varaste mõttes on ju mõelda juba samm ette? No suveperioodil jah,
mina selle mitte köögimööbli, vaid suvemööbli ja batuudid on need, mis meil siin Eestis lendavad päris aktiivselt. Et paigutatakse võib-olla väikeste nende telgivaiadega, no see ei ole püsivalt tegelikult paigaldatud, et ja nagu iga aasta ilmneb, need lendavad ja leidub võib-olla 3-4 hoovi edasi kuskil see batuut, eks ju. Et batuudil tegelikult on kasutusjuhendi järgi nõue neid kinnitada, et see ei ole lihtsalt soovituslik, vaid see on, ma ütleks, et kohustus, sellepärast, et need lendavad, need saavad päris kiiresti tuule alla. Ja kogu tegelikult selline suveterrassimööbel samamoodi tuulega ta liigub, eks ju, selles suhtes ja võib-olla ka hästi oluline, kellel on grillid, kaminad, veenduge, et see nagu sütt on kustunud seal, et 2-3 tundi ei ole piisav, et jätta ta sinna ja minna magama rahulikult, et isegi kui väsimus on peal, et see grillide tuulekahjude ots on ka tegelikult täitsa reaalne, et siin on olnud Riidalamu boksi, kus läks 3 naabrit tegelikult said kahjustada sealt tänu sellele. Aga kes siis pigem pannagi vett peale on ju, kui sa selle... Kas või veega, et lihtsalt vana ja lihtsalt veendu 3 korda, et on nagu kustunud. Aga jah, muul juhul et pistikutest välja, et võib-olla täpselt see paaripäevane suvilasse minek kuidagi nii automaatselt liigutused on mul endal ka sees, absoluutselt. Ja vaadata ka maja ümber, et sul ei ole asjad ripakil on ju. Ahvatlust ei teki. Aknad kinni, vihm saab sisse on ju, pluss siis see, et võib-olla vargad tulevad sinna sisse. Ja üks asi, mida me ei rääkinud korra, et kui see sama ehitiskindlustus, et kui sul näiteks ei ole, ehitad alles maja, et millal siis seda kodukindlustust saab üldse sõlmida ja kõik see kasutuslubade teema? Karp peab olema suletud, ehk siis aknad ees, uks kinni, et siis me oleme nõus seda kindlustama. Aga nüüd edasi, et... Kasutusluba. Kindlustuse surimisel ei ole see siis eeldus, et see peab olema, aga see on ikkagi kliendi huvides, sest selle olemasolul ka hüvitamine on ju lihtsam ja sellega seoses tehakse ka näiteks tuled või see korsten tullakse siis kontrollima. Just. Päästeamet kontrollib, annab load ja kinnitused, et võib kasutada. Ja sealt võib ka tegelikult ju välja tulla, et mingid asjad on vaja muuta, oletame, et sealt tulebki ettekirjutus on ju, et sa pead midagi teisiti tegema ja kui sealt see näiteks tuli saabki alguse on ju, no siis ma saan aru, et see ei lähegi hüvitamisele, sa teadsid seda, et see on, sa pidid tegelema sellega on ju. Ja et pigem need dokumendid korda teha. Et see on kliendi enda huvides. Jah. Ja see sama kamina teema, et me aeg-ajalt sa pead seda ka puhastama kord aastas, vist või 3 aasta jooksul, need on erinevad need tingimused, et aga jällegi ma arvan, et kindlustus ei keeldu, kui sul, ma ei tea, varastas mingi asja ära, aga sul kaminas oli ülevaatus tegemata, et see ei ole seotud. Ja see ei ole seoses. Aga kui see on seoses ja sellega, siis on loomulikult arusaadav, et see ongi välistus. Kas on mingi selline veel üks asi, mida te tahaksite kindlasti kuulajale kaasa anda, et mis ta saab ära teha enda kodu heaks, kodukindlustuse mõttes? No ikkagi vaadata üle, mis tal see reaalne seisukord on nagu selles mõttes, et ruutmeetrite mõttes kogu see koduse vara osas, et et ongi inimesed algul mõtlevad, mul ei ole üldse palju tegelikult vara. Ja siis kui hakkad kõik need ehted, riided, jalanõud, kõik asjad hakkad üle vaatama ja hakkad seda nimekirja tegema, siis tegelikult ma tahaks uskuda, et inimesed ikkagi taipavad, et seda vara on nagu rohkem, kui nad algselt eeldasid. Ja panna südamele, olge ausad. Nagu avaldust esitades kõikide kahjude puhul ei pea lapsi süüdistama, et tihtilugu inimesed kardavad, et kui nad on ausad, et nad ise tegid, et siis seda ei hüvitata, siis tegelikult olla aus, sest tihtilugu räägitakse ennast sisse. Ja see on ka tegelikult selline valeandmete edastamine, ehk siis sa moonutad seda avaldust, ole aus. Kui mul kukubki mingi pliidi peale mingisugune asi on ju ja siis ütledki, et kukub ja see ongi õnnetus on ju, selle vastu ongi kindlustus ja koer ka ja seda ümber. Et tuleb olla ausad selles mõttes, et me unustame ära, mida me valetame ja see tuleb välja ja pärast olla selles olukorras on palju õudsam. Piinlik ja häbi ja kõik ja tegelikult on see nagunii kindlustusjuhtum on ju. Just.
ja nagu ma varasemalt ütlesin, et seos kindlustuslepingu ülevaatus mingi tegevusega, kas see on siis tuludeklaratsioon, 1. september, uued algused. 1. jaanuar. Jah, ka kindlasti hea päev. et see oleks nagu sihuke loomulik tegevus ja mitte ainult siis kodukindlust, et vaata ka teised kindlustuslepingud üle, mis sa oled siis 10 aastat tagasi juba sõlminud, on ju. Ja mina ka võib-olla enda kogemusest just, et tee video. Mis sul seal kodus on, teegi kord aastas uuenda seda videot, piiluga kapi sisse, kas või tõesti tee kas või pildid raamatutest, nendest asjadest, mis sul üldse on. Ja võib-olla see on ka hea hetk, kus vaadata, kas mul üldse kõiki neid asju vaja on, teha väike kapikoristus või siis laenutadagi välja neid asju ja aidake ikkagi oma lähedasi ka, just neid vanemaid, et nemad tihti, nad ei jaga sellest asjast, nad ei tahagi jagada ja tõesti aidata või siis teha nende eest ise ja ise maksta, sest nemad vahel, et mis mul seda kodukindlustust, päeva lõpuks tegelete teie nagu nende asjadega, kui midagi juhtub, on ju. Ja miks mitte hea sünnipäevakingitus, kuine sünnipäevakingitus on ju. Iga kuu maksad, aga ma arvan, et see on väga suur asi, mitte see, et jälle ümbrikuga lähed, on ju, et palju rohkem saad neile seda. See näitab hoolivuse värki. Ja turvatunne ka on ju, et see on olemas ja sa ise ka ei pea muretsema selle pärast. Aga suur aitäh, Sandra ja Kelly, et te tulite seda teemat siia avama ja neid praktilisi kogemusi ka teistele rääkima, et loodame, et võimalikult vähe on kahjusid, aga kui juhtub, siis tasub kindlasti pöörduda ja vaadake üle oma lepingud. Aitäh! Aitäh kutsumast!